Nii, alganud on naiste poolfinaal ja Tšistokova Lätt, põhimõtteline matš. On küll ja ega siin ei oska midagi ütelda, kuigi põhimõtteliselt Tanja on oma sõnade järgi nagu aktiivse treenimise lõpetanud, mis saaks paringuks oma õpilastele, siis Kättin paistab olevat eriti hoos sellel võistlusel siin. Kättin on täna veel Eesti esireket nii-öelda reitingus ametlikult ja Tanja püüab sel aastal oma 10. individuaalkulda. No, vaatame. Jah, mõlemal on tugevad stiimulid. 4-4 esimene sett käimas. Liiga vähe praegu midagi arvata asjast. Alguse asi, nüüd vaatame, mis Kätli millega siin üllatab. Ja Eiki, sulle tuleb õnne soovida vist, sellepärast et Haapsalu lauatennise klubil on esimene Eesti meistrivõistluste medal sel aastal käes. No, see eelmine medal oli 86 aastat tagasi. See on Linda Pärnpuu, 28. aastal Eesti naiste hõbe. Ahah, nii et Seint on siis hakkab jätkama seda rada, ütleme niimoodi. Jah, sellel sajandil esimene kõik. Selle sajandi esimene medal, jah. Nii, 6-4 on läinud Lätt juhtuma, keskendume siia mängu. Ja Heiki meil kõva naiste ekspert on siin lauatennises, et vaatame, mis sulle pakkuda on meile. Jaa, kohe vaatame, mis seal toimuma hakkab. Jah, mul ei raske Daniel tõmmata, tahtis küll tõmmata, aga Kättin tegi nagu öeldakse poolikud palli, et ei pikk, ei lühike ja oli kohe segadust tekitav. Jah. Kättin ikka traditsioonilise serviga mängib alla langeva palli energia peale, et siis saada suuremat vinti servile. Siin on mitu koolkonda, ühed on viskab palli kõrgil, kasutab palli langemiskiirust ära 5 vindi saavutamiseks ja teised nagu kogu keha panevad seda töösse. Ja nüüd oli napp riivakas ja seis on jälle 7-7. Noh, eks selle ohtlik, et nagu Kättinile pikk tuleb, mida kohe ei jäta juhus kasutada, nagu on pikk pall, nii Kättin tõmbab ära ja Kättin tops on meeletult tugev ja hästi kiire ja jõuline. Ja siin nägime näidet. Kas Tanja on oma juhendajaks võtnud Reinu või Rein istub seal nurgas küll ja tundub, et Rein Lindmäe siis Tatjana abiks. Paistab küll sedasi. See võib olla üks relv, mis võib hakata siin mõjutama natukene. Jaa, eks kogemused võib siin aidata kõvasti või mingi salanipi välja mõelda jälle. Täna on juba seda ilumängu olnud siin küll. No nii Kättiniga või Jarmo Topsiga jälle punkt käes, 10-7. Ja oma servist on võimalik esimene sett ära võtta. Jah, nagu pikk tuleb, tõmbab ära ja nüüd mängis Tanja kavalalt. Ei mänginud Kättini harjumuskohta, kui Kättin loodab, et teeb pallingusid, et talle enam keset lauda, siis Kättin kohe sealt paugutab, nii et kesklemise laua pole väga ohtlik koht. Ja kohe südamest tuleb tal peale ka kõik. Väga ilus. Nüüd mängis Kättin ja kohe avas rünnakud. Täna on siin ilumängi olnud, mina pole viimast aasta Eesti meistrivõistlust sellist mängu näinud, nagu oli meeste paarismängu finaal, see oli ka silmailu ja mida kõik oli seal olemas. Seal oli kõike tõesti, seal oli Lušini reketi purunemine, seal oli mitu kobinat peale 10, seal oli Viljar Kasemaa väga raske otsus, kas oli riivakas või ei olnud riivakas. Jah, aga ikka kõrvaltvaade paistab palliga põrkas üles, nii et midagi ei ole ütelda selle kohta. Aga jah, suutsid koguda ennast Sirel Libene ja võtsid ikkagi lõpus ära, et see oli tõesti, pallivahetused läksid seal ikka punktis aina pikemaks ja tundus, et see mäng ei saagi otsa vahepeal, aga noh, seda mõnu ja feelingud oleks võinud pealt vaata täitsa nõus, oleks võinud see ka 20 see mäng kesta, seda mäng oli lihtsalt nauding oli vaadata. Ja praegu veel Sirel püüab ka teist kuldmedalit paarismängus, et
abikaasa Marinaga siis võitlevad kulla nimel segapaarismängus Allan Kotise ja Kristina Ševtšova vahel. Ja Heiki läheb kiirelt, vaatab meile seisu ja tuleb, ütleb, kuidas segapaaris läheb, sest et kommenteerida me saame küll ainult ühte mängu ja tundub, et Tatjana ja Kätlini mäng võiks olla isegi, ütleme niimoodi, et väike finaal juba. No püüavad tõesti teist kulda, sest esimese seti nad võitsid ja teises setis on perekond Sirel nagu juhtimas. Ja nii, tundub nüüd tagasi, teine set on alanud Lats Tšistakova mängus ja Tšistakova tundub, et on aktiivsemalt alustanud ja 3-0 ette saanud. Jah, ta on nüüd aktiivsemalt pallivahetusega lauast natuke eemale tõmbanud. Enam ei ole nii laual lähedal. Ja vahepeal oli siin juttu Alla Roviiriga, kes Lati mängu kommenteeris ennem naispaari poolfinaali, kus ta ütles, et Latile nagu tuleb mängida lühikest palli, et ta ei saaks kohe minna peale oma servi või siis paarismängus peale Marina servi nagu tõmbama. Kui Latile suuta mäng jätta lühikeseks, siis ta ei saa kohe ise avada ja sealt võib hakata nagu siis praegusel juhul Tatjana nagu ise ründama. See on, mõte on õige, aga Kätlini puhul on ka veel see, oi, mis tulevärk seal käib. Jah, midagi, Kätliniga kiirem, natuke kiirem. Aga Kätlin on veel see, et palling on väga kõva vindiga ja seda, kes on ikka ainult käega topsi tõmbavad, need ei jõua lihtsalt üles tõmmata. Jah, Kätlin on tõesti, ütleme, siin on selline väljend läbi käinud, et mängib nagu meesterahvas, et kõik ise aktiivselt mingit sellist plätsutamist nii-öelda ei ole ja tops ja siis läheb kohe teravalt rünnaku. Selles meie mõistes, mis kogu aeg öeldakse, et mängivad nagu naised. Et sellist löökide vahetust ei ole, siin käib ikka, et iga löök läbi mõeldud ja suunatud ja niisama, et ehk läheb peale, sellist mängu siin praegu ei näe. Ja näed, ta on saanud juhtima ka 5-3 nüüd juba. 5 punkti järjest, jah. Vaatan, kas Tatjana on veel rohtu. Nüüd läks natukene riski peale ja tundub, et Kätlin tunneb ennast võib-olla natukene kindlamana, et julgeb isegi riskida sellistes olukordades, mida ta võib-olla tavaliselt hoiaks palli mängus, aga läheb nagu katsetama. Nüüd on 2 tagant ja viga. Jah. Aga ei. Siin see lahing on, ma usun, et ees, et siin võib tulla ka 7 setti, pole hullu, pole välistatud, et ja ma usun, et need pealtvaatajad, kes täna on tulnud, seda kõike ka näha tahavad. Ja no ma olin sealt rahvaoluste tribüünil istusin, siis arvamused olid, üks mees ütles kohe, et ta üldse ei kahetse, et täna hommikul oli küll peale abikaasa sünnipäeva, ütles natuke paha ja mõtlesin, ei tule, aga siis ma üldse ei kahetse, olen näinud väga suurepärast lauatennist siin, mida Eesti omadel ei näe just igal aastal. Ja 6-6. Meie väike finaal nii-öelda. Jah, eks kumba siin võidab. Ei teagi, kes finaali vastane on teada sellel paaril, sest Olesja on haigestunud teist päeva palavikus, on küll siin kohal, aga segapaaris aitas libesel mängida, aga rohkem ta ei ole mõtet oma tervise huvides siin pinguta 38 palavikuga, eks ole. Ja Valeria on finaali vastast ootamas sellest mängust nüüd ja teab, kas see mõjub halvasti või hästi või teised saavad nii-öelda ennast lahti mängitud. Nii et Valeria siis pääseb finaali ilma igasuguse mänguta. No nii ütles jah, see Vladimir Kletško, et Olesja milline punkt jälle, jah. Kätlin on nendest pikkadest pallivahetustes ka praegu olnud nagu teravam pool. Mitte võib-olla aktiivsem, aga just ta üritab. Aktiivsem, ta rohkem üritab, muidugi. Ja paistab, et ta tundub, et ta on kiirem kui Tanja ja ta suudab praegu seda oma kiiruslikku üleolekut ära kasutada. Ja Rein näeb seal väga mõtlik välja. Kindlasti on vaja midagi nüüd Tanjale sisendada, kuigi Tanja on ise selliste kogemustega mäng, et tõenäoliselt tal ei olekski juhendajat vaja, aga kui sellise kaliibriga mees nagu Rein Linna on käepärast võtta, siis miks mitte seda abiga kasutada. Tegelikult elu näitab seda, et olgu mina nagu veteran ja siin lapsi juhendad ja kõige parem, kui keegi ütleb sulle sõna ükskõik,
kes ta nüüd on, ta lihtsalt saad kas või kindlust oma teadmisele, et see oli õigesti ja vaata ka Rein Linna ja eriti hea näha seda veteraani maailmameistrivõistlustel, kus alati tulevad ka Rein Linnad käib juhendamas, teised vanad tuttavad liidukoondise kaaslased ja kõigil ütleb mingi sooja sõna või mida teha, kui kõik teavad, aga peaksid teadma, eks ole. No nii, Kätlin on nüüd ette läinud, jah? Ja tugev võitlus, Tanja oli otsas. 2-0 Kätlin juhib. Ja. Heidame korraks pilgu kõrvale ja vaatame, kas saame teieni tuua ka juba meistrite selgumise, sellepärast et Sirel on juhtimas Kotis ja Ševtšova ees praegu 2-0 ja siit on käimas. Heiki läks jälle jooksuga vaatama, mis see seis seal on. Ja Sirelid juhivad 3. setti 9-6. Tundub, et 3-0 võib siit meistrikuld ära tulla. 10-6, 6-10. Paistab, et Kristiina on oma energia pannud siin 2 finaali, teises finaalis. Ja 11-6, 3-0 on Sirelid võitnud kuldmedali. Nii et Andrei Sirel on tõenäoliselt ainukene kahekordne meister siin, sest et Tanja ja Kätlin on juba naispaari konkurentsist. Ei, Tanja vist veel on Kätlin on konkurentsis, aga Tanja on konkurentsist langenud. Et ainukene, kes võib veel kahekordseks meistriks tulla ongi Kätlin, jah. Või siis jah, Kätlin just. Tanja langes Karmen Kosmaga konkurentsist just tänu sinu hoolealusele, jah, ma ei tea, mis neil oli, kas Tanja ja Karmeni viga, aga kuidagi väga lihtsalt, mida ma küll ei uskunud, see 3-0 võit tuleb. Aga ta tuli. Ja segaparis oli üldse väga üllatusrohke võistlus, sellepärast et Manturov, Sistjakova, kes oli eeldatavalt väga vaba. Tead, ma ütlen, need Eesti meistrivõistlus on selle koha peal üldse huvitavad. Nii palju neid üllatusi, mis eile siin oli nende alagruppides, eriti see segapaaris, see oli ju kõik sassi. Naispaarist samamoodi, Jah, et tõepoolest segapaaris finaalis ei olnud mitte ühtegi edetabelit eeldatavat esikoha pretendent. Samas on hea meel ka selles, et täna see liin jätkub, nende üllatuste ja ilusate mängude jada jätkub. Just, et Sirel tuli 2 korda Eesti meistriks, see on ju ainult positiivne Eesti lavatennisele, kui koondislased, nagu Rein Linna ka ütles, et koondislased peavad pingutama, et siin medalitele tulla ja just kuldmedalitele tulla. Ja hea veel on see, et Andreis mitte lihtsalt ei tulnud 2-kordseks meistri, vaid ta tuli väga ilusa mänguga. Just nimelt. Nii, ja 2-2 on siis 3. sett alganud ja Kätlin läheb 3 ette. Tundub jah, et Kätlini serv on praegu nagu annab talle võimaluse kohe teravalt rünnata. Jah, sest tal on kõva spinniga Kätlin, niivõrd lühikest servid ja tal ongi selline keset lauda enam-vähem palli ja kõva spinniga, mida on väga suur kunst võrgu alla tagasi sokutada, ikka vastuvõtjal lükkab ta pika ja Kätlin kohe sealt siis paugutab. Ja seda nägime ka eelmises punktis, et jälle eestki alla proovis Tanja küll kavaldada, aga Kätlin oli seekord juba valmis selleks. Tõmba selle punktiks. Need naised on rallidega nagu tundub, et võib-olla natukene on Tanjal see nupuga ikkagi suudab varieerida nii palju. Nüüd vahetas kümnesel. Eestkägu tõmbas nupuga ja tõmbas Tanja nupuga. Tõmbas praegu, et mustaga tõmbas 2 korda. See on võib-olla Tanja ikka relv, et selle nupuga veel natukene kavaldada. Aga tundub, et nad on nii palju omavahel mänginud. Täpselt, jumala ütleb, ma ei kujuta ette 10, kui mitte 100 kordi. Ja juba sel hooajal on Kätlin teda vist 2 korda võidnud. Et selles mõttes Kätlin võiks isegi olla nagu eeldatav favoriit sellel võistlusel. Eeldades reitingu järgi, aga samas, kui nüüd peaks minema tasavägiseks, siis lõpupoole hakkab kindlasti see nupp rolli mängima. Nupp rolli mängima ja siis ei tea enam midagi, mis võib juhtuda, aga praegu väga lihtne eksimus Kätlinil pallingus. Ja 6-4 hakkab Tanja servima. Nii et tundub, et siin setes võib selline ebaõnn Kätlinil. 7-4. Tanja kisub vägisi seda asja põnevaks. Võrgus tuli laua peale, pall põrkas võrgule ja Kätlin õnnestus see võrku lüüa. Aga nüüd on läinud
Tanja väga aktiivseks ja üllataval kombel Kätlin on passiivseks jäänud. Laseb Tanjal rünnakut alustada ja vaatame, mis nüüd palinguga tuleb. Nüüd oli napp eksimus, aga oleks see pall nüüd, ütleme nii, et kõik oli nagu õigesti ette mängitud ja tundub, et tagant käega natukene on Kätlin ebakindlam täna, kui eestkäega on nagu kõik pallid enam-vähem ilusti laual. Tundub kah, et Tanjal selle läbi hammustanud ja mängib talle tagant käele kogu aeg praegu. Ja Kärnaga läbi ja 10-4, kolmas set. 50. Mängib laiali nagu rohkem Taania seal mängu. Püüab seda hajutada jah natukene, et mitte lasta. Ja just mängib Kätlini tagant käele, nüüd on kujukas näide. Mängib kõik siia tagantkäe kanti, et Kätlini saaks rünnakut alustada. Huvitav, kas ta nüüd 2 setiga hammustas asja läbi ja nüüd siis püüab, nüüd 4. set näitab kohe, mis edasi toimub. Ja vaatame, mis Kätlin suudab välja mõelda, et kindlasti ta taipas, et natukene on mängu taktika muutunud Tanjal, et vaatame, kas tal on midagi vastu panna. Jah, aga see oli just huvitav, et just nii ilmselt kohe see tagant käega, nüüd kui Kätlin midagi välja ei mõtle, siis võib asi kurvad lõppeda, aga praegu paistab küll, et see Tanja pilt on selge, nüüd treeniõpetus ja ise ka aru saadud ja et nähtud, et ei lasta Kätlin enam rünnakut alustada ja see on variant Kätlini vastu, sellepärast, et mitte mingil juhul ei tohi lasta Kätlinil seda ütleme, mängurõõmu saada. Vaata just öeldakse, et see vastas on niisugune mängurõõmu niisugune pidurdab midagi, et siis on nagu võimalus ka Kätlinit nagu ohjes hoida, aga vaatame. Eks ta peab nüüd leidma vastu rohu Tanjale, sest Tanja just mängib talle sinna, ta peab nüüd leidma täpselt midagi vastu. Kätlinil on muidugi lisamotivatsioon, kui me rääkisime, et Tanja püüab 10. Eesti meistrivõistluste individuaal tulda, siis Kätlin püüab esimest panna. Aga praegu ma vaatan, et näete, ja ikkagi eksimus tuli esimesel punktil Kätlinil tagantkäega praegu eeskätt topsiga kiirustest tavaliselt see palli alla peale tõmbab, nüüd ta tõmbas ülemise palli ära, nii et ei jõudnud kätt alla lasta. Nii et ja loodame, et ta ei lähe, tal ei lagune mäng koost ära, et väga ilus läheb. Ja natukene ripsas siin. Ripsas sai punkti, aga ilus ikka jälle. Ja Kasema tundus kahtlevat selle, et kas ripsas või ripsand, aga jäi Kätlinit seekord usk. Ja ei me nägime ka siit, et ta hüppas eemale. Isegi mina oma veterani silmadega nägin, et ta hüppas üles poole. Nii ja nüüd, kui ta teeb oma pallingu ja ilusti tuli jälle Tanja küll talle tegi, aga ikka tagantkäele, teise suunas ikka tagantkäele. Ja tundus siuke tüüpiline Kätlini punktivõidu koht. Jah, täpselt. Aga Tanja suudab praegu hoida nagu palli tagantkäel, jah. Nüüd oli natuke läbi võrgu vist seda. Aga 4-1 on tõsiasi. Hetkel tõotab tulla juba 2-2, aga vaatame, veel on vara rääkida. Nüüd oli Kätlinil jälle stiilselt olemas. Edasi harjutavad päevas, me mängime neile ette. Ja tervitame ka Eesti Rahvusringhäälingut saali, sellepärast, et ka nemad on vist aru saanud, et see võib olla kullamäng nii-öelda kujundlikult ja sätivad oma kaamerat vaikselt seal üles. 2-5, Kätlin servib. Nii, vaatame. Tanja. Vaata. Mängis eestki alla ja kohe jälle Kätlin kohe see karistus oli tulevaga võrgu. Et ei ole see Kätlini mäng mitte lagunemas, vaid kui mida targemini nagu Tanja suudab selle palli settida, seda raskem lihtsalt ta rünnata on, aga Kätlin mängib praegu oma mängu välja, kui nagu antakse kohe teha. Nagu võimalus antakse nii kohe, ega tema ja siin on näha nüüd, et nagu sa ütlesid, et Kätlin on natukene kiirem. Jah, siin on näha, et midagi on teha.
jah, oi, ja siin oli väike Assar ja suurepärane punkt. Suurepärane punkt, aga Tanja seisis ma niisugune tulevärgi kätti, ma just tahtsin ütelda, nägid, kui ruttu ta jõudis teha, aga näed, ta ei täpselt selles kohtasse millegi pärast, me mängime kogu aeg diagonaali keset lauda. See oleks kõige lihtsam variant selle kiire mängu puhul, aga kui sa oled elus õppinud lööma kõik soojendusarvest, kõik käivad diagonaalis, siis sul teeb ikka ekstreemolukorras seda, mis sul kõige rohkem õnnestub. Just. Ja võib-olla siin tulevadki nii-öelda Tatjana ja Linmereinu, ütleme, kogemused kombineerituna hästi välja, et Tanja selle kolmanda seti suutiski nagu, ütleme niimoodi, nagu laiali mängida ja seal pikipiiri neid palle sinna tagant jälle panna ja see tõi ka edu. Kas see oli Kätlini teine serviga? Võis tõesti olla, jah. Nüüd on 8-4, Tanja jälle ette rednud. Aga serv läks pikaks. Kätlin karistas selle kohe ära. Aga siin on väga hea näha. Tanja on tõmmud lauast eemale ja loomulikult lauast eemal sa jõuad reageerida ja mäng pole enam nii kiire. Kätlin ründab ruttere, kui Tanja jõuab eemale, siis ta mängib sealt väga edukalt lauast paari meetri kaugusel, ilusti mängib vastu. Ja see oli suurepärane, Kätlin liikus. Näide Kätlini jõulisest topsist. 6-8. Kõrval on algamas meeste poolfinaal. Smirnov Lušin. Mis sa ütled noortetreenerina Lušini arengude kohta? Lušini mängu on ilus vaadata, aga tal on kasvuiga. Ja praegu on niimoodi, et ta on harjunud seda, et tema palli püütakse lüüa käie jõuga. Ja ta on harjunud neid ka vastu võtma. Nagu lüüakse poole jõuga, nii nagu meeste paarismängu finaalis Libeni nii targalt mängis pehmeid palle, et Lušin pidi jooksma, ta eksis täitsa uskumatu. Ma alguses mõtlesin pealtvaatajana, et huvitav, et kas Libeni hakkas kartu, et Siren nii ilusti lööb ja Libene nii pehmelt. Ta tuli välja, et see oli taktikaline liik, et panna Aleksander liikuma pallile vastu. Ja nendega ta eksis ka väga palju. Sealt jäi Sirelil ei muud kui maha pühkida. Jah. Nii, aga Tatjana on siis seisu viigistanud 11-6 neljas sett ja kokku 2-2 need. Vaatame, kas Kätlin suudab nüüd seda rongi pidurdada, et tundub, et Tanja on siiski eestikateks vaimselt valmis, ükskõik kas füüsiliselt treeningutega on valmis, aga vaimselt tundub, et ei andnud ikkagi järgi ja 2-0 seisust tagasi tulnud. Ta ei tee praegu mitte midagi üleliise. Ta teeb täpselt seda, mis on vaja teha. Ta ju ei hiilga praegu, mitte midagi hiilgavat ei ole, aga ta samas teeb kõik oma ära. Katab ilusti ära, kui talle lüüaks ilusti ees ka, ta katab seal ära, lüüaks taga, katab selle ära. Ja ta on lauast eemal, ta jõuab reageerida ja samas suunab palli väga raskelt Kätlinile. Ja Kätlin kohati läheb kiirustama, tal on küll kiire oluliselt, ta hakkab kohati kiirustama, tahab ruttu ära teha. Ja Allan tuli nüüd ütles, et Allan kotis ütles, et vedas meid alt, et lootsime siin suur üllatust Šeftsova kotis ja kuldmedalit, aga see ei tulemata ja seda parem Sirelitele, et suutsid selle ära võtta ikkagi. Jah, seda oli ja vaada kuidagi kokku mänginud paar ja kuigi mõlemalt pool oli vastanud, üks partneritest oli vasakukäelne. Jah, et see oli sellepärast ka finaali pääs oli, ütleme, lihtsam, et liikumine oli nagu mõnus mõlemal paaril ja ei jäänud üksteisele kordagi nagu jalgu, nagu öeldakse, risti jooksust, et palli eest läbi, mis teeb selle mängu päris raskeks. Nii, ja nüüd on hakanud Kätlin, et 2-0 on Tatjana edu saanud. Vaatame, mis juhtuma hakkab. Daniel on selline enesekindel nägu sees ja tundub, et tuleb 10 ära. Vaata, kui lihtsalt Kätlin juba eksib.
see on nüüd uskumatu. Kas võib olla see, et 2-0 edust niimoodi võib-olla hakkab juba nagu mõjutama natukene. Üritab, et ei ole midagi käest ära andnud ja Kätlin on võitleja, seda me oleme näinud igal pool. Loomulikult, tema ei anna loomulikult alla siin nii lihtsalt ja kui ka vähegi kuskil vastane vääratab või vastasel eksimus tuleb, ei jäta ta seda kasutama. Nüüd on serviga punkt. Jah. Siit veel kord noortele eriti tähelepanu, et kui palju servi vigu sinne võistlusel on tehtud ja kui palju on korralik servi ja punkti saanud serviga. Just. Ja see on üks element, mida paljud ei taha lihtsalt harjutada. Loomulikult on tüütu. Aga väga tõhus. Jah. Nii, 4-2 Tšakova juhtumis. Ja üks tähelepanek veel, mis on, et naised on palju altimad servima tagant käega. On siin selle kohta mingi põhjus ka meile öelda? No, see on nüüd see mäng, kus ei saa ütelda, et nad teevad ühte servi kogu aeg, kui unustada, kui kilub kinni nii öelda. Need mängijad teevad ka erinevad pallinguid küll. Aga ütleme üleüldises pildis ikkagi naised nagu tagantki servi armastavad rohkem kui mehed. Et kas seal on mingi konkreetne põhjus? Kuidas sina trennis niimoodi õpetad, et tee sina tagantki servi, aga õismed sina ära tee. Ei, mõlemaga. Otsustaval momendil tehke tagantki serv, ees käele lühike. Ja see on kõige tõhusam relv. See on niivõrd tobe vastu võtta, eriti kui laua peale. Kui te just ei tee nii lühikest, et ma saan selle flikki teha, et tõmbad saad ära. Aga kui üle laua... Sa muidugi rääkisid Haapsalu põhisaladus ära ja võib-olla oli see viimane medal, mis te kunagi üldse teenisite. Eks see serv, mida harjutamist ja vaata, asi ongi selles, et nad harjutavad küll servi, võtab peotäie palli, aga see on absoluutselt vale, et sa teed tegema servi ja kohe asendi võtma, sest sa pead teadma, mis selle palliga pärast vastase vastuvõtmist juht, sa pead teadma, kuhu see pall läheb. Nii. Ja kui sa jääd imetlema oma servi, et see on ilus küll, aga vastane selle kiire servi lükkab seda teisi nurka, siis jäädki vaatama ilusti küll tagasi ka. Nii, vaatame, kuidas Tatjana on. Kas jääb imetlema oma servi või ei jää? Ei jäänud imetlema. Pigem ei kätti midagi oma topsi imetlema. Ja mis nüüd juhtus midagi või? Ja Kätlinil on teada, et oli vahepeal vigastus. Põrandu, kas nüüd midagi jama võis juhtus saada? Ja Kätlinil oli just paranenud vigastusest, et kas jalga tunda on. Pikas mängus võib see muidugi ka faktoriks muutuda. Hoiab praegu natukene jalast kinni, aga loodame, et kõik on korras ja 5-7 aga no see oli Daniel väga ilus katte, et Käti tegi küll väga ilusat topsi oma pallingule otsa kohe ja ka Daniel teise nurka kattis ilusti ära, aga nüüd tegi Kätin see tema kohta harjumatu topsi, aeglase topsi ja Daniel pole selleks valmis ja kattis üle laua. Ja 6-7, Kätlin ikka hoiab jalast kinni. Tundub, et natukene hakkab mõjutama, aga loodame, et mitte liiga palju. Loodame, et ta saab ikka oma mängu, ega siin on võib-olla praegu murde sett ollagi. 6-7 Kätlin pallingul. Ja nüüd ootamatult lõikas vahepeal, et Kätlin on proovinud kõiki välja tõmmata ja nüüd see lõikas ja 7-7. Ja nüüd läks Daniel võib-olla natukene ootamatult tuli see lõige. Jah, ta läks oma nupuga kohe, et tõmbab üle ja võib-olla mõttes ka nagu ja tõmbaski üle. Võib-olla läks nagu seda eeldatavat topsi juba nagu valmistus kattuma või tõmbama vastu, aga näed. Nüüd väike äärevõrgi üpsakas ja Kätlin on saanud edu siis esimest korda 5. setis. Aga hoiab ikka jalast kinni. Jaa, paistab, et siin on tuhase lihasega mingi venitus seal. Aga nüüd vaadab Tanja kogu aeg lühikese pallingut, ei lase ja just lühike palling tagant käele, ei lase Kätil tõmbama hakata. Aga vahepeal teeb ka pikemaid serve. Tundub, et tagantki kontra ikkagi Tanja on sellest tagantki kontrast nagu rohkem kasu lõia. On kindlam, jah. Ja tema lõikab sellest kasu rohkem. Vaatan Kätlini palli.
ja siin oli nüüd suurepärane Mataga. Võttis selle topsi lühikeseks veel vaatad. Ja tõesti Kätlin oli siin võimetu selle palliga, et nupuga kattis niimoodi. Ja kui vaatajad mõtlevad, miks me natukene vaiksemat tooni hoiame, siis me ei saa väga palju kõvemini rääkida, sellepärast et ei saa nagu Kätlinit Tanjat ei taha segada. Ja, jumal tänad. Mängiks siin kotti, siis tuleks kohe ütlema, kui võtti vaiksemalt. Samas käisin maailmasaalides, maailmaeestvuste jumala hoitu seal 10 000 pealtvaatajat Hiinas, siis nende tullist hoiakatega 10-9 on Tanja juhtima läinud 5. setis. Nii, nüüd on tähtis set-pall. Ja läks Kätlin riski peale ja õigustas risk. Seekord ei eksinud tagant. Jah, nüüd ta tõmbaski tagantki alla selle Tanjale, ma kartsin, et tõmbab eeski alla, siis kahetakse jälle pikalt sinna eeskäele ja siis polus Kätlin sinna jõuda, aga nüüd väga kavalalt targalt tõmbas just Tanjale tagantki alla. Ja nüüd on Kätlin servil. 10-10, vaatame, mis ta välja mõtleb. No nii, teeme väikse testi Eiki, kas sa tunned ära kohe liigutusest, kas on pealt see? Ta teeb ikka selle omast tavalist. Ma usun, et ta ei hakka Tanjaga kohe vaatama. Olgu teeme alt. Siit ei olnud aru saada, sest et Tanja läks tõmbama, aga ta võib tõmmata mõlemat punkti. Tundus, et vist oli natukene tõmbas kohe oma nupuga üles ja Kätlin oma kohta. Nii. Ai, nüüd on eksinud. Vastus 10. Läheb hoogu, läheb tempoga kaasa, ei saa sajandikku maha võtta, et oodata natuke ja siis lüüa. Läheb hoogu kaasa. Ja Tanja on nüüd 3 setti järjest võtnud, aga Kätlin, see oli nüüd esimene set, kus Kätlin näitas, et mäng ei ole veel läbi. Ja seda ka tundub, et juhendaja seal patsutas õlale. Kersti Kübarsepp on ta juhende. Endine kunagine Kersti Kelder, ta on ka Eesti noortemeister olnud ja Eesti täisustameister. Ja Kersti treenib Kätliniga päris tihedalt siin Kristiine spordihallis, et täna nägime ka, et sooendusel eelistas Kätlin mängida Kerstiga, et tundub, et on niisugune vastastikune usaldus ja sellepärast ka seal juhendaja pukis just Kersti istub, et annab, ütleme, seda vaimset meelekindlust. Eks Kerstinil kogemusi on ju küll, ta on ju mänginud Härsiga paari, ta on jumala vaiku tolle põlvkonna, minu põlvkonna mängija ühesõnaga, noh. Nii et ega seal midagi, loodame, et Kätlin ei kukkunud rapelema või käega veel ei löönud, ta ei ole selline tüüp muidugi, et ta annaks alla, aga natukene kiirustab kohati just tagant ära löögiga. Tundub jah, et tagant käega kaotab mõned punktid nagu, ütleme, niisuguse rapsimisega, aga noh, ütleme, et sellise tempo juures on ikka mõlemad mängivad praegu väga ilusat mängu ja see punkt on näitab seda meile. Jälle väga kvaliteetne pallivahet. Nüüd oli ütleme tüüpiline sellise mängu viga, et minnakse jooksesse pallile sisse, pall jääb selja taha. Tõmmatakse niimoodi ise rinnaga, seljas näeb hüppata taha, pole tõmmata selga. Seda lööti, mis hiinlased tahavad, lauast 2 või teine tõmbavad diagonaalis siia samma. Meie jookse vastu laua ette, nemad ta teema. Ja 0-2. 0-2. Kätlini poolt vaadatuna. Ja nüüd oli Tanja nuputops. Nägime spetsiaalselt. Ja kui palju kordi täna juba kasutab seda sama tagantke. Ja on tüürimas seda mängu enda kasu suunas. Nüüd oli Kätlinilt väheke üllatav tops jälle, et ei olnud see terav, mis ta sealt eest tavaliselt diagonaali tõmbab, vaid oli pehme tops ja tundub, et Tanja ootas seda pikemat teravat. Ja üllatav on, oi. Ja lahing ei ole veel kaugeltki mitte läbi, et siin on palju vahetsid, võivad mõlemale pool minna. Tanja on lauast eemal ja Kätlin võimaldab tal just seda, et ta on lauast eemal olla ja Tanja on lauast eemal väga kindel, ma vaatan praegu eest või tagant käel.
Kätlin ei tee midagi valesti, ta tahab lihtsalt seda ära lüüa punktis, aga ei õnnestu. Nüüd on 1-5, natukene raskesse seisu. Vaatame, mis seisu. suudab veel välja tulla. Jah. 1-6. Otsib enda toksiga. Enda toksiga ja jälle... Ja Kesti Lübarsepp võttis time-out'i. Jah, see on õige jääda. Ta läheb tempoga liiga kaasa praegu. Liiga tempoga läheb kaasa. Kahju, et ta läheb, hakkab nagu ütelda see tüüpiline, mitte ainult naiste, vaid see meeste mängus samamoodi, et võta, mine pühi higi, võta kätte rätta, tunnustavad selle ära, et iga 6 punkti tagant võid higi pühkida. Ja siis sul kiilub kinni nii-öelda otseselt. Selle asemel mine tee seal võrgu ääres kätt kuivata natuke. Ja sul see võimalik, see on ainuke variant, kui sa saad iseendaga ja oma tegevuse üle natuke iseendaga aru pidada. Aga seda lähevad nii kaasa, sa näed, ei toimu seda. Võiks toimuda ju, natuke mõelda. Öeldakse, kui inimene mängus sees, siis ta suudab sellega tegeleda kõigega. Ja kontrollib oma tegevust. Rahvast on täna muidugi ka palju, et siin need aplausid käivad mõlemale poole. Kätte ikka oma headusega topsi kõva vindiga või selle pallingu. Nüüd ootas ära, aga jälle tagant ka viga. Jälle taga läheb. Väga rasked pallid on, mis Taanel selle kärnaga tulevad ja tundus, et suunas nagu mitte otse tagant alla, vaid tükki keskele. Nii nagu sa ütlesid, et mängi keskele ja see tõi praegu edu. Nüüd on Kätlin saanud 1 punkti jälle ja oma pallingul 3-7. Jah. Isu vist sinna poole, et Taana saab oma 10. juubelimedali kätte täna sõites. Juubelikulla nii. Ja Valeria Petrova on juba sooja tegemas ja... Ai, ma unustasin ära Valeria, anna andeks, muidugi. Ma juba andsin Taanale kulla kätte. Ja Valeria on ju tegelikult see, kes üldse tiitlit kaitsma hakkab. Jah, täpselt nii. Nad jällegi ilusti jõuab tõmbusel. Nii, 9-3. Aina servid. Tegelikult öeldakse niimoodi, et sa võid võita hooajal palju tahad, aga kui sa tiitlivõistlusega kaotad, siis sa oled mustnõrge. Ja seda võib siis Tanja pärast Kätlinile mainida, aga ma ei usu, et nad... Ei, loomulikult. Ja ongi, Tanjal võit käes ja teine finalist on selgunud siis. Kahju muidugi, et Kätlin peale 2-0 koduseisu, või mitte kahju, vaid tubli, et Tanja leidis vastu rohu Kätlini tugevale vindile ja sai hakkama ja mängis tagant käele ja tegi ka teravaid pisteid eeskäe alla, aga valdavalt tagant käele ja tagantki otsa Kätlin seekord kukkus. Just nii, ja sellega võtamegi siis kokku selle poolfinaali ja jääme põnevusega ootama finaali. Petrova Tšistakova. Aitäh, Eki! Ole hea!